Tervitus, Merlis siinpool. Vaata ja kuula, milline on minu ja Eve koolitamise stiil ning millist väärtust osalejad meie koolituselt saavad. Nii, läheme siit edasi ja üks küsimus siis dokumendist on, et kas on mõõdikud paika pandud. Sest mõõdikud aitavad meil järje peal püsida, et meil on eesmärk siis, kui palju me tahame uudiskirjaga liitujaid, palju tahame hinnapäringu tegijaid, palju peaks ostusid olema ja paneme nad siis näiteks kvartali lõikes. Nüüd, kui me alles alustame, siis on seda päris keeruline vahel välja mõelda, aga siis võib-olla ehk aasta on natuke liiga pikk, siis ongi mõttekas teha kõigepealt kvartali plaan ja siis vaadata üle. Ja kui see esimene aasta on juba üle läbi tehtud või läbi käidud, siis oskad juba ka pikemaid plaane teha. Veebianalüütika poole pealt ongi küsimused, et kas siis veebianalüütikas on eesmärgid seadistatud. Need olid need goal'id, et kas meil on goal'id tehtud, kas meil on segmendid loodud, et me tahame näiteks teada, et mida teeb Facebookis tulija segment, eriti siis, kui meil on esimene internetiturunduse taktika on valitud sotsiaalmeedia, siis me nagu ekstra tahame teada saada, mis seal toimub. Et kas meil on töölauad tehtud? Töölaud oli see, kus meil oli 12 olulist numbrit, mingisuguse kas sotsiaalmeedia kohta, Google Adsi kohta, et kas aruanded on seadistatud või et kas me analüüsime ka neid mikroeesmärke, sest reeglina ju me ei tule kohe, et ostame, võib-olla me ennem liitume uudiskirjaga, vaatame mingeid videosid, loeme postitusi, tellime mingi demoversiooni, ehk siis alati tasub ka neid mikroeesmärke analüüsida ja eraldi siis see, et kas analüüsite eraldi neid assistente ja konverteerivaid kanaleid, sest analüütiks oli see elukas, mille kõik aruanded välja arvatud üks näitab ainult konverteerijaid, et ta neid assistente, et kui ma tulen lehele kõigepealt ju näiteks sotsiaalmeedia kaudu, siis panen bookmarki ja siis liitun uudiskirjaga ja lõpuks uudiskirja kaudu tulen lehele ja ostan, siis analüütiks ütleb, et uudiskiri 100, kõik ülejäänud 0, eks ju. Et me alati peame ka neid assistente seal arvestama. Ja siin on üks aruande näidis, et missugune see, täpsemalt on see töölaud, et missugune see töölaud välja näeb, et siin on siis praegult näha 6 moodulit, kokku sai meil neid 12 siis panna igale töölauale. Et kas ettevõttel on tehtud Google My Businessi konto, et siis see võimaldab meil saada justkui siis oma pilt sinna paremale poole, et mitte ainult pilt ja info, nagu eelmisel lehel näha oli, vaid siia on võimalik ka tooteid lisada juurde. Ehk siis sinna paremale küljele tekivad ka teie tooted, mida te tahate siis esile tuua. Siis kas ostu sooritamise protsess on kliendi jaoks selgelt välja toodud, et siin meil jällegi see Euronixi näide vasakul pool kenasti kõik välja toodud, makseviisid, kojuvedu, tarne, tagastamine, garantii, kõik punktidena välja toodud ilusti. Ja minu esimene küsimus sulle on, sina, kes sa praegust siin minuga nüüd näost näkku vaatad, kas sina oled loonud oma esimese kliendi profiili kaardi? Ehk siis võib-olla see tundub justkui nagu kuidagi mingisuguse tüübi mingi järjepidev üksluine jutt, aga see informatsioon, mida te kogute selle sihtgrupi profiili kohta, see on kogum, eks ju, siis see tegelikult aitab sul edaspidi koostada selgemaid müügisõnumeid, selgemaid tootekirjeldusi, selgemaid Facebooki postitusi. Mis tähendab selgemaid? Just selliseid, mis teda puudutab. Et kui sa kirjutad talle midagi, siis tal korraks
tunneb, et astuti kas kanna peale, varba peale või et temaga räägitakse. Ja ma rõhutan viimast korda, et see on tegelikult sinu äri nurgakivi ja sellega sul tuleb pidevalt tegeleda ja seda infot peaksid sa faktiliselt kirja panema ja koguma. Ehk siis, nüüd kui sa vaatad oma kodulehe avalehte, küsi enda käest, kas sinu avalehel on kliendi otsest kasu rõhutav pealkiri üheselt mõistetav. Kui sa vaatad oma avalehte, mida sa siiamaani oled loonud või loomas, kas seal on kuidagi kliendi kasu rõhutav pealkiri? Vot see on üks väga suur probleem väga paljudel veebilehtedel. See on tõsine probleem. Kust tuleb välja see kasu kliendile? Ehk siis, kui sa mõtled oma avalehele ja sa lood seda praegust, siis küsi enda käest 2 küsimust selle avalehe kohta. Et kui see avaleht koosneks vaid pealkirjast ja call to actionist, ehk siis sellest nupust, kuhu inimene peaks vajutama, kas siis inimene teeks soovitud tegevust ainult selle pealkirja alusel? Ehk see vihjab sellele, et pealkiri peaks andma mulle aimu kliendi kasust. Ma saan aru, sul on jälle keeruline, et kurat, kuidas ma selle hea pealkirja siis sinna kirjutan. Aga ma annan sulle varsti selle väikse nõuande. Kas sa kasutaksid seda pealkirja sõnastust ka niimoodi, kui sa vestled oma hea sõbra ja tuttavaga, kui sa selgitad talle, mis sinu toode või teenus on? Ja järgmine küsimus. Kas sa oled oma avalehel kuidagi kuskil sotsiaalset tõestust kasutanud? Oma toote või teenuse kohta või siis kasutajate kohta, kes on arvanud midagi sinu tootest või teenusest. Et see võiks olla tegelikult ka avalehel. Meie oleme kasutanud seda rohkem just konkreetse koolituse, konkreetse toote või teenuse lehel, aga kuna avaleht saab nii palju liiklust, siis on hea mõte näidata inimestele, et nad ei ole ainukesed, kes ostavad sinu toodet või teenust. Ja nii palju, kui sul vähegi võimalik on panna sinna asjalikumat tagasisidet või konstruktiivsemat tagasisidet sinu toote või teenuse kohta, mida on siis inimesed arvanud. Ja olgu siis kohe ka öeldud, et selle tagasiside osas need peavad olema päris inimestelt. Probleem on selles, et inimesed ei usu sind. Sina oled müügimees, sina müüd oma toodet või teenust, aga ta ei usu sind. Ja kui sa paned sinna inimese pildi, kellel on olemas eesnimi ja perekonnanimi ja tema arvamus ja võib-olla tema ka veebileht, siis usu nad lähevad ja guugeldavad, kas see inimene on olemas. Kui sa ütled mulle, et Mari Tallinnast arvas seda, siis kuule, ma võin ju öelda, et kuule, neid Marisid on mustmiljon seal Tallinnas, eks? Tänan sind vaatamast. Kui sul tekkis nüüd mõni küsimus, kas sisu osas või koolituse aja osas, siis kirjuta julgelt Evele, eve@kodulehekoolitused.ee, ta vastab sulle 24 tunni jooksul. Tšau!